Me tulime pissipausilt tagasi. Tahtsin Mis sa teed? Valad on siin. Ja ma lihtsalt tegin voice prompti sellele, milline ma näen välja Martini kõrval. Ma ei saa naerda enam ka ju. Sander oli esimene, kes seda ütles. Ma ei saa minu jaoks. Sander õigus. Jaa, Tartu Mekko õppema. Ma ei näe seda. Mis ta ütles? Ütle mulle sõna, kuidas Sander ütles seda. Ta ütles seda, et kõik ütlevad, aga mitte paha pärast, aga sa oled Kaspar Kikerpill. Mitte paha pärast. Seda ma arvasingi. Vaata see, nad on kõik solti jääs. Meil pidi olema nagu see hääletämber. Ja ta ütleski, et hääletämber ja nagu mingid teemad on sarnased. Ei, ta ütles teemad ka. Kaspar pole kordagi rääkinud, kuidas nagu ta naine talle sõrme perse topib. Ei, nagu lihtsalt see ma olen selles vanuses, et kui ta topib, siis seal tuleb nagu jackpot lihtsalt. Tead, vaata, kui see nagu, vaata see käpaga masin, vaata. Ja kui sa ühe korra paned käe, siis ei, tegelikult vaata nagu see, kui paned raha sisse, saad nagu kokapurke on ju. Ja kui sa paned lõpuks käe sisse, saad kõik purgid korraga kätte, see on see, mis see juhtub. Lihtsalt instant kõhulahtisus, lihtsalt nagu, pihk sooja. Tere tulemast tagasi Kolmikpauk podcasti. Meil on täna stuudios. Me ei saa seda välja tegelikult. Kõhulahtisus. Ei, seda meil ikka välja. Alustame algusest. Kauri kõhugaasid. Meil on siin täna stuudios Kaspar ja Kaspar Junior. Kaspar Junior. Sellest küll jah. Tegelikult võiks pärast laskma saatma oma naisele voice message'i ja vaatama, mis saab. Tegelikult jah, see oleks hea idee. Aga see probleem on see, et nagu ma ei ole elus ühtegi voice message'i saada. Siis on kahtu. Ma olen selles vanuses. Sa oled või? Ikka jah. Muidugi. Sa võid minu naisele. Jaa, saada kohe. Oota, Kauri, sa oled saadnud või? Sinu naisele või? Tema naisele. Ei, kas sa saad voice message'i? Jaa, ikka, kogu aeg. Ei, las Kaspar saada Martini naisele. Ma ei saa sõidu ajal kirjutada ju. Ai, no see on nagu, minu jaoks on nagu, ma ei saa. Ma ei tea, ma tean, Miikelil on sama asi. Et ma mõtlesin, et võib-olla see on nagu meil vanus asi. Aga miks ei saa? Mis sind häirib selle puhul? Ma ei tea, ma just saatsin nagu läbi oma naise telefoni ta sõbrannale. Siis mul oli vaja nagu ühte kontakti. Ja siis ta ütles, et ta ei saada voice message võtta. Ja siis nagu naine pani nagu tööle selle, pani mu nagu näo ette selle ja siis mu konkreetselt oli tere, see on Kaspar. Konkreetselt. Ja siis sõbranna vastas, see on kõige formaalsem voice message, mida ma kunagi oma elu sees on. Tere, Kaspar, teema on siis selles, et mul oleks vaja selle inimese kontakti. Sa ei saada emaili. Ei, mul on konkreetselt lõpus nagu parimate soovidega. Kaspar, Kikerpill. Kuulomik meile lautaja. Sul on telefon siin või? Mul on telefon siin. Saadab, et sa tuled täna hiljem koju. Vaatame, kus teeb uskuma. Ma nii tulen hiljem täna. Aga sa juba ütlesid talle või? Proovi. Ei, ma ei midagi. Ma ei usu, et see oma naine ikka teab. Oma naine ikka teab. Ma ei oska veid sõnugi kasutada. No mu isale võiks saata täieseks. Ei, musu, ma jõuan täna vähe hiljem koju. Heipa, noor pihv. Hello, noorem naisterahvas, kellega mul on romantiline suhe. Tere teeks uskuma seda asi. Kaua sa oma pruudiga koos oled? Me oleme peaks varsti 2 aastat saama. Damn, kuidas kohtusid? Kohtusime sünnipäeval. Aga millega su naine tegeleb? Käib koolis praegu, õpib geenitehnoloogiat. Siis väga teine naine. Mõtlesin, et väga naljaks, kui mulle sama naine ei ole. Millega su naine tegeleb? Mu naine on moedisainer. Toim. Yes. Ja siis oli meie tänane podcast külas. Ma ei tea, miks see vaikud. Minu nimi on Martin, minu kõrval nagu ikka Tess. Ma olin Kaspar Kikerpill. Mina olin Kauri. 10 aastat tagasi. Ei, ikka peab seda vanus kogu aeg sisse tooma. Vanus. Mina olin Kaspar 10 aastat tagasi ja 50 kilo kergem. Nagu te mu hääles kuulete, mul on lõbus ja tore olla. Heipa, hei! Täiesti perses. Ei sen. Cheers to that. Ei, aga Kaspar, meil on tegelikult siin ka siuke asi, et üllata mind. Meil on mingi asi või? Meil on siuke asi, et teises podcasti tunnis me teeme ilma särgita. What? Nokud laua peale. I wish, aga
Martin või see Kaspar Junior tegeleb meil džinniga. Jaa, kas sul on kaasas ka või? Ei, mul ei ole veel. Kauri tegeleb meega, mina tegelen kimchiga. Mida sina lauale pakud? Võtame samm. Mis sa seal Saaremaal teed? Tahtsin suga tegelikult alkoholijuttu rääkida. Räägime kohe räägime. On the record, on ju? Võime? Muidugi. Alkass, on ju? Mesi, magus kui mesi oled sina. Sa sööd mett või? No, kes mett ei söö siis? See on pärast võtta, tegelikult ma Mikile tõin, võtta siin kõrvalpood, seal ruumis on seal. Kui ta ära ei ole vedanud koju. Saab proovida. Ma ei julge Mikki mett ära võtta, lõpeta ära. Ei, ta ütles, et... Ei, ta... Miikale vana... Miikal ongi nagu, kes see... Mis see eesti keeles on see honey badger? See, nagu see... Kuri mäger, noh, ma ei tea, mis mäger ta on, et noh, ma ei, see on see spetsiifiline see loom, kes nagu tundub, et siuke tavaline loom tegelikult on nagu kakle ja siis ma arvan, kui ma Miikal, et võtaks mingi tema toidu eseme ära, mis talle päriselt meeldib, ta päriselt tuleks mulle kallale. Ei, ma tõin talle 10 purki mett, on ju. Ma ütlesin, Miki, sina sööd ju mett. Siis ta ütles, kus sa seda kuulsid? Mina küll mett ei söö. Noh. Vahepeal panen ühe lusikatäie kohvi sisse. Aga fair point, nagu kes see 10 purki mett nagu tarbiks, selles ütles küll, et ma võtaks ka purgi mingi 3 aasta peale. 10 purki mett on ikka nagu väga optimistlik 5 kuu minna. Kui ma juba hakkasin tooma. Samas, kui ma oleks 10 purki džinni toon, oleks jutt väga teine. Või kimchit 10 purki. Kimchit, jah. See on kõhud lahti, aga vähemalt on hea olla. Tahtsin just öelda, kimchiga on nagu see huvitav asi, et mingid kimchid mul nagu tõmbavad kõhu, mitte lahti, aga nagu valus on natukene. Et ja mul on nagu väga meeldib vürtsikas toit, ma söön väga palju vürtsikat toitu, aga noh, üks kimchi, mis mul on väga spetsiifiliselt on ebamugav, on burgerboksi kimchi. Seda ma tean nagu väga hästi. Ma pole kunagi proovinud. Neil on kimchi friikad ja neil on mega hea kimchi. Tõesti nagu meeldib, aga ma tunnen, mul päriselt on kõhuvalu iga kord. Kas sa oled seda, vaata see K-Town või mis iganes see on? Ei ole. See on täis pask. There you go. Ja see on kimchi see, mis mina laual toon. Ega mul, tegelikult ma ei teagi, ma teen süüa, teen päris hästi, me teeme Sandriga, noh nagu mu kaalust näha on, siis ma teen taignast asju ja ma arvan, et ma suudan, nisu, see oli nagu vihaga praegu. Nisu, vana paks. Sa kuradi nisumees. Sa kuradi pärmist paisuv nisumees. Okei, rahunega maha. Pärm on hea, alkoholi tegemiseks on ka pärmi. Aga ma teen päris nagu kurjasi pitsataignaid ja pitsasi üldse. Mul on oma pitsaahjud ja asjad ja... Mis pitsaahi sul on? Mul on Uuni pitsaahi. See on Soome firma, mis teeb erinevad sellised portable pitsaahis, aga ma tegelikult tahaks Saaremaal ehitada päris oma sellisest just sellisest oma statsionaarset, aga mul on see, et mul ei ole seda ma tahan teha nagu sauna ja väliköögi maja eraldi, siis mul ei ole seda sinna ma tahaks panna, sinna see statsionaarselt sobib, aga kuni mul see valmis on, siis mul ei ole mõtet seda ehitada. Aga see praegu on, ühesõnaga, ma teen erinevaid taigneid ja ma arvan, et see on selline asi, mida ma teen päris hästi. Nii et kui meil kunagi oleks mingi koomikute kokku tuleks, siis oleks sinu poolt pitsa. Aga ma olen teinud isegi koomikute, meil oli kunagi Comedy Estonia ajal olid sellised üritused erinevad, kus me tegime hostimisworkshop asju, siis sinna ma isegi ühe korra tegin pitsat kaasa. Aga nagu sellist üritust ei ole olnud, kus on lihtsalt siuke vaba aja veetmine või? See on weird. On või? Koomikutega nagu niisama hängida. See on... No tea, Bäkkar on juba kahtlane. See on naljaka, see on nagu... See on... Koomikud on nagu... See on üli naljakas, kui imelik on meiega tegelikult olla. Et nagu... Mul olid osad koomikud, et minu juures olid nagu jaanipäeval olid nagu minu juures ja see on nagu weird häng. Sest nagu me oleme nii imelik satsi inimesi ja... Kõik on introvert. Ja ma lähen, no siis ma kutsusin kõik üles, ma teadsin, mul läheb kohe maja remonti, vaata. Et noh, nagu ma teadsin, ma teen nagu kõik põrandad üles ja kõik asjad, siis ma julgesin nagu, kui kustud Weinbergs ja ma ei tuki külla. Sa pead nagu, sa ole valmis, et põrand on ka vaja üles võtta ja lahe värvime ka ära. Et noh, ja nagu lihtsalt, aga lihtsalt nagu naljakas oli ka nagu külarahval nagu näha, et selle pandega marssisime sadama poole, sul on lihtsalt see värv, see freak fest, see nagu ei sobi kokku, sul on nagu ühes taktis kõndimas lihtsalt nagu Maiduk, Weinberg, Punso, pime kuradi,
nagu kõik koos, siis on Sander on ju, noh, nagu vana munk käib kaasas on ju. Ja siis kõige lõpus on nagu mingi rõõmsalt Roger. Lihtsalt noh. Kas alkohol nagu ühtlustanud siis seda seltskonda mingiks hetkeks? Ei nagu, no siis kus alkoholi ei tarbi, aga ei nagu meil on väga fun, aga ma lihtsalt räägin, see näeb nagu koomiliselt naljakas punt välja ja siis mul oli paar tsiviili ka veel seal ja no nemad nagu vaatavad seda kõrvalt nagu Dan ka iga 10 sekundi tagant peab kellegile ära panema. Ei, nagu see on, aga nagu ma nagu mitte kellegi teisega ei taha nagu hängida sama ajal. Mulle hullult meeldivad meie koomikud ja mulle hullult meeldib see freak fest, mis meil nagu koos on, et see on nii freak kõige paremas mõttes, et kõigil on nagu oma, nagu mulle meeldib öelda, tugevalt välja arenenud iseloom, et see on gift ja see rikastab ja see ongi see, mis selle lõbuseks teeb. Me räägime niisama mingitest hängimisest, et neid on ja tegelikult nagu me ikka vahepeal räägime, et me tegelikult veedame nii palju aega koos, et nüüd nagu lisaks veel, et noh, ühelt maalt võib-olla kui teil hakkas tekkima, et kui tekivad mingi muid shows ja asju ka veel juurde, et noh, ütleme, et näiteks seda Killers of Kill Tony tuuri on nagu pikemalt, et siis on noh, sul on kogu aeg koos, et siis noh, kui palju sa päriselt tegelikult tahad nagu hängida, et noh, nüüd mul näiteks noh, sama asi, et ma olen nagu Rogole soe tegema. Homme lähen, homme lähen Viljandisse, ööseks Tartusse, siis sellest järgmine päev vist on Elva, siis nagu Paide, me oleme mingi 3-4 päeva oleme koos hotellides. Palju sa ikka jaksad? Me oleme mina, Punso, Roger ja siis tuurimanager Hendrik, et noh, 4 ja siis järgmine nädalavahetus oleme vist 5 päeva järjest, oleme koos, et noh, et selles suhtes, et seda aega, mis meil koos on, meil on nagu iga päev vaja teha midagi, lähme teeme koos trenni või midagi, noh, et sul on seda poolt, et nüüd nagu et jõuame linna tagasi, et kuradi teisipäeval lähme kohe uuesti välja või teeks midagi veel, et noh, et pigem mitte ja siis järgmine kord on mingi muud uur ja siis sul on mingi muud asjad ja siis sul on mingid muud üritused või siis on noh, mingi, ma ei tea, salvestus teed mingid saadet koos või mingid asjad, sul on nagu seda aega, kus sa koos vedad ja sa ikka õhtul lähed tegema drinkse või kui meil on mingi Puntsomania show'd või mingid asjad on, et noh, pärast seda show'd, eriti kui see mingi reeden ja lähed ikka teed mingid drinkse asju, need juhtuvad nagu naturaalselt, et nüüd veel nagu planeerida midagi veel juurde on natukene nagu, või mingi suurema seltskonnaga on ka nagu teise poolt, et kui me nii ka ei hängi, siis seda forseeritud sõprust on ka nagu naljakas asi, mida teha, et nüüd me oleme nagu mingi kord näituse koerad, et nüüd minge kordi paarituga, et nagu see on ka see tekib nagu orgaaniliselt, et kui sul on mingid inimesed, keda sa näed, kellega sa nagu hängid, siis see võib tulla. See on nagu suguvõsa kokku tulek. See ongi nagu suguvõsa. Sa ei viitsi. No kui mul nagu muidugi on mingi hetk, kus ma tahan minna kordi Kauriga istuda maal, juua õlli ja nagu rääkida kordi murutraktoritest ja et nagu kordi millise uskuarna me siis nagu ikkagi välja vaatame. Kus me pidimegi suveks vaatama? Sa ütles mulle, et nagu see 4 vedu on oluline. Kurat, ma ei tea, mul ei ole nagu nii palju mägesi, aga noh, ma ütlen, et nagu Raider võiks olla, et ma tahaks, et see lõiketera oleks eespool, sest ma kardan, et muidu kui ta on keskel, mul on siuke künklik, ma kukun auku ja siis jään nagu, siis on jah, ma jään nagu selle lõiketera peale ja ma lõhun ära selle. No, muidugi on see hetk, kus ma tahan seda vestlust pidada, aga kas see nagu iga nädal tõenäoliselt mitte. Ma arvan, Kauri ei taha ka muga iga nädal maha istuda ja rääkida, mul kuulata mu mingid fucked up mõtteid. Mu point oli nagu võib-olla lihtsalt üks joki istumine, mitte nagu iga nädal. Ei, aga sellest ma olen nõus, et meil on vaja teha üks hosting workshop, et seda ma näen, et mul on ka mõttetu mingi tusad seda kuskil open mic'il öelda, et keegi ei oska enam hostida, et noh, nagu mis selles kasu on, et pigem on nagu, et okei, ma ise ka ju väga ei hosti enam tegelikult, et noh, samamoodi ise ka laiskan, et host on üldse viimasel ajal minust raske leida ka, kes tahaks nagu teha. No mul on kui ma vabanduse otsima. Mul on tihtipeale ka see, et ma ei taha ennast panna hostina kirja, sest ma ei tea tihtipeale, kas ma jõuan alguseks kohalegi. Et näiteks nagu ükskõige, aga ma olen öelnud Rival, et seda ma saan teha, et ma tean, et see on kell 9. Ma tean, et mul on siis tööpäev läbi, et ma saan minna, et mulle tegelikult väga ei meeldi üldse see, et ma lähen otse komedile. Täna samamoodi oli show kella 8, mulle see meeldib, sest et ma jõuan mingi 7 koju, ma saan nagu kodus kotti ära visata, jõuan mingi 2 sampsu süüa teha ja siis jalutan nagu show'le, jõuan 7:30 jõudsin siia.
ma saan istuda pool tundi enne show'd, saan juba hakata vihikusse mõtteid kirjutama, aga tegelikult ma lihtsalt tulen nagu mingi töömaailmast välja, ajastan ennast ümber, räägin koomikutega mingit soga, nüüd kirjutan paar mõtet, lähen maigile, tegin ära, miks ma tahtsin seda teha pärast maiki, ongi see, et kui ma tulen töölt, mul on väga intensiivne töö, mu päev otsa on mingi, Exceli tabelid, ma töötan nagu kõige kuivemas valdkonnas, mis saab üldse olla. Kui ma kellelegi seletaks, mida ma teen igapäevaselt, nagu inimesed, nagu ma arvan päriselt ei usuks seda, et I love it, ma tegelen suurkorporatiivis, ma olen Boltis, töötan nagu igapäevaselt operation süsteemide edasiarendamisega ja mul ei ole kunagi kõvemalt, kui ma selle lause välja ütlen. Et nagu aga mulle meeldib see nagu täiesti teine osa mu ajust, aga sellest välja tulla, komedimaailmas ja teine aju tööle panna, see võtab hetke. Ja siis ongi, et ja siis nüüd öelda, et ma tulen mingi otse sellest maailmast, mingi ülispetsiifiline valdkond, üli spetsiifiline asi, kus oled nagu ka samamoodi pühendunult sees, tõmmata sealt ennast välja, panna ennast kohe kell 7 lavale, mingid open mic juhtima ja teha seda niimoodi, et I love it, on ka raske, aga kella 9 ma olen juba saan seda teha. Kella 8 ma saan seda teha. Aga mis kell sa hommikul ärkad, siis nagu kell on praegu mingi, mis ta on? Et kui sa lähed nii hilja magama nagu, ja hommikul ärkab, mis kell siis? No mul on igapäevane äratuskell on vist on 8:30 või 9, oleneb, kuidas mul tuju on. Unetunde väheks jääme. Ei, ma olen kella 9 magama ja selles suhtes 8 magan, et 7 tundi, enamasti proovin nagu 7,5, 8 tundi ikkagi ära magada, et sellepärast ma mõtlengi, et äratuskell on tihtipeale 9, ja siis aga ma olen see, et ma teen silmad lahti pessu ja otse tööle, et ma elan kontorille suht lähedal, et kui ma ärkan 9 üles, siis 9:30 ma juba kindlalt istun laua taga ja joon kohvi, et see... See on nagu huvitav, et sa räägid, me siin üks episood oli ka teemas see, et Tess küsis, et kuhu aeg kulub, on ju. Siis ma ütlesin ka, et ümberülitamise peale ühelt asjalt teisele. On see, kui sul on päevas mitu erinevat tegevust, siis see ümberülitamine on see, kus see aeg tegelikult kaob. Muidugi. Sest see, mis iganes... Aga see on sa mõtled teistmoodi, mu töökeel on inglise keel, kõik sellised asjad, et see kõik võtab nagu hetke aega, et ma olen just 8 tundi ainult inglise keeles rääkinud, mul ei ole ühtegi tiimiliiget, kes oleks eestlane, no üks on, aga nagu mul põhiliselt, ja ma temaga väga palju sellest suhtle, seepärast eestlane lihtsalt nagu ei puudub see, ja kõik muu, kogu aeg vestlus on inglise keeles, sul on, ma räägin mingi väga spetsiifilised mu tänane terve päev oli see, et Rumeenias sadas täna lund, oli mu terve päev, kõik Rumeenia linnades on nagu jama, ja et mul on vaja tegeleda sellega, mõelda välja, kuidas me selle nagu ära lahendame, et väljas saab lund, et nüüd tulla sellest valdkonnast sisse, et ja siis, et Hip-hip hurrei, komedi. Oota, mis seal siis oli? Saab lund, mis probleem siis on? Kuna ma töötan, nüüd me tahame mu igavasti ilust rääkida. Ei ole see nii põnev, Rumeenias saab lund ja sina hakkab... Kauri on maalt, ta on kõik põnev. Rumeenia. See on kuskil välismaal või? See on küll kaugemal kui Põlva. Kas sinna traktoriga saab? Kas neil on Husqvarna või Stiga? Kuidas sa siit Eestist nagu seda probleemi lahendad? See tundub huvitav küll jälle. Ühesõnaga, ma töötan Boltis, töötan meie kulleritega, toidukulleritega ja me oleme väga paljudes riikides ja mina töötan siis minu alla kuuluvad kohalikud tiimid, kes siis sellega tegelevad. Rumeenia on suur riik, suur turg ja kui seal on mingid probleemid, siis me toetame siis neid otsuseid, mida nad siis koha peal nagu langetavad, et kui palju tõsta kulleri tasusi, kuidas sa kõiki neid asju teed, et seal on nagu palju asju seal taustal, mis neil jooksevad ja neid otsuseid mõjutavad, kuidas sa saad kullerid tänavatele, aga sa lõpuks on nagu äri ja sa peed nagu kõik need otsused nagu ära tegema, siis seal on ja kui sa opereerid seal ikkagi mitmekümnes linnas, nagu summad on suured ja väga paljude nullidega, siis need otsuseid on päris palju, mida sa pead seal langetama ja siis need ilmastikuolud nagu tegelikult mängivad päris palju rolli ja seal on sellist nagu strateegilist ja operatiivset tööd nagu on oma jagu, et ta on hästi põnev töö kõigile, kellele nagu, ma ütlesin enne, et see on korporatiivne, et see on kindlasti, ma tegin liiga selles suhtes Boltile, et pigem on lihtsalt see töö on natuke kui keegi nagu kaugelt vaatab, siis ma arvaksin, et ma tegelen mingi krüpto poolega, et mu enamus päev ongi mingi erinevate graafikute vaatamised, mis on lihtsalt sellest, kui palju meil kullerid kuskil tänaval on, et näeb hästi kuiv välja, aga tegelikult on hästi mõnev valdkond. Ta on sisu.
seal on hea, see on siuke fine asi, et kui sulle see meeldib, siis sulle meeldib. Mulle meeldivad protsessid ja süsteemid ja mõelda, kuidas asju efektiivselt teha. Siis, ja tulevikku ka erinevalt krüptost. Jah, täpselt. No ei tea, see on kogu aeg kõik on öeldud, et kui krüpto kukub ja langeb ja siis vaatad nagu, kui sa võtad nagu 10 sammu tagasi ja vaatad nagu seda trendline'i, siis tegelikult ju kokkuvõttes tõuseb. Et mina ise ei ole kunagi krüptosse investeerinud, et ma ei ütle seda selle koha pealt, et ma mingid oma tagalat siin prooviks katta, aga see on ka siuke mõttetu hea lihtne asi, mida inimestel nagu vihata ja mõelda, et idioodid investeerivad, et inimene vihkab seda, millest aru ei saa. Täpselt ongi, et ja mul ongi, ja see on see põhjus, miks ma ei ole kunagi krüptosse investeerinud, ma ei saa sellest lõpuni aru, ma ei ole seda otsust teinud, et ma saan aru sellest, et nagu, ma ei tea, mul on nagu Apple'i stock ja ma olen ostnud seda sellepärast, et ma mõtlesin ikkagi, et ma ostan uue telefoni, siis ma saan nii palju aru, et mul on endiselt see tahe taga selle ettevõtte tooteid kasutada. Ja aktsiad on teine asi, jah. Ongi, et siis ma saan nagu sellest nii-öelda, ma suudan nagu samastuda sellega ja siis ma teen neid investeeringuid. Mu investeerimisportfoolio on suht sarnane sellele, mis mu kodus eksisteerib. Ja kui sa usud tootesse, siis Täpselt, aga siis ongi, et ja nagu sa ütlesid, et inimestel meeldib vihata asju, millest nad aru ei saa ja teine inimene ei saa sellest aru, et nagu mis kuradi asja, see Apple, kuradi Samsung on see ju davai, let's go, ja siis pane sinna, et see on või Android või tahad nagu Google'isse investeerida või mis iganes on, et või tahad investeeri kuradi koopi, mul on jumala savi, lihtsalt investeerige. Kauri investeerib Husqvarnasse. Küll mina ka. Tegelikult ei saa, tegelikult enam Husqvarnasse ei saa, minu arust on natuke ikkagi nagu, ta on ikkagi natuke nagu väärtus kaotanud minu arust. Mis asi see nüüd, mis asi see parem Husqvarnast? Ei, nagu, kui ma mõtlen nagu, näiteks nagu, kui sa mõtled mingi hea mootorsae peale, sa mõtled pigem vanema Husqvarna mootorsae peale kui uuema peale. Stiili peale pigem, jah. Kui mootorsae peale. Mis mõtte stiili peale, ka ma olen, see on mainstream. Stiilisaaga on ikka kõige parem. Saagiga vajem. On stiili kindlasti. Tead, mul on tegelikult üldse, kas sa oskad hästi puid maha võtta või? Jah. Mul on palju puid vaja maha võtta. Mul on päriselt. Tavai. Kuule, aga me tuleme Saaremaale, meil on Saaremaa show, vaata seal Kihelkonnas. Mul on kohe seal lähedal ongi. Aga sa tuled ka sinna showle või? Ma ei ole kindel, ma olen Eestis 14. märts nädalavahetus. Et ma kardan, et ma ei saa tulla. Kas ma vaatama saan tulla? Hui. Kaspar, what the fuck? Hei, ma ammu manager'i tulla. Aga ei, ma olen vana metsamees. Lapsepõlust saati metsas. Fuck ja ma ei oska, ma ei ole kunagi võtnud suuri puid maha. Ma mõtlen, et mul on suured puud, mis mul on maja ümber, et need ma kutsun selle käpaga traktori, et ta võtab kohe nagu... Ai, see on pededule. Ära hakka. Ei. God damn! Ega päriselt oskad võtta või? Muidugi. Mul on vanad haiged saare puud seal vaja ära võtta. Ronime nagu üles või? Võtame kordnõstuki, lõikame sealt ülevalt või? Vaadates, kuidas Kauri ülend asju teeb, siis ma kutsuks selle pede kopa pigem. Ma ei tea, ma usun Kaurit. Ei, nagu ma olen vaadanud nagu YouTube'is videosi nagu, mingid arboristid tuleb, mingi siuke puu on kuskil kuuri kõrval, arboristid tulevad sinna, kuidas me küll hakkame seda maha võtma ja mingid skeemid, värgid, asja, pane rihm külge, pane auto külge ja see on nii imeline, kuidas üks traktor võib meestel silmad nii särama panna. Oled traktoriga sõitnud, oled traktori lõhna tundnud? Jah. See on nagu kõige hotim asi on traktori kabiini siselõhn, nagu mitte miski ei ole seksikam lõhn kui see, kui sa tõmbad vanal Belarussil ukse lahti, lähed istud siin nagu vakstu istme peale ja kuradi vaatad, sul on 7 pedaali ees ja sul on nagu see fuck ja üks on jalga vahel ka, nagu mitte miski. Nii et sa tahad öelda mulle, et kui ma traktori endale sebin, siis ma saan endale hästi hoti mehe ka või? Saad aru, mitte keegi ei vaata sind, kui sul on traktor. Kõik on nagu see, et holy shit, see on traktor. Nagu sa võid, nagu pigem on see, et nagu kui midagi juhtub ja suga juhtub mingi rongi õnnetus, siis osta traktor endale. See on see, kuidas see nagu vaata see, nagu siis sul on nagu vaja mingit asja, millega nagu juurde peibutada. Ja traktor on nagu uskumatu. Aga kui mul on rongi õnnetus, ma ratastoolis siis ju. No fine. Mis ma siis traktoriga teen? Oled kärus. Okei. Ma olengi käru ju. Ei, see on tõsi jah, et kui naine on traktoriroolis, keegi ei vaata, et kas see naine on, milline see naine on. See on see, et ta on naine, kes on traktoriroolis. Kui sa oled muidu mingi 20, siis traktori seljas sa oled 10. 7 kindlalt. 7. Kindlalt 7. Kindlalt 7. Noh, Toris 9. Paned tuled kus? Toris oled 9.
kus siis vaatad praegu, noh? Sobiks küll traktorirooli. Ta näeb veits välja küll, jah. Oota, ma panen kaitseprillid ette. Ei, nendega ei. Enam ei ole. Nüüd sa oled vist nagu trimmerdaja välja. Ma võin mingisuguseid põõsaid küll trimmida. Sa näed välja nagu see oleks nagu Tallinna Kutsehariduskeskuse mingi arborist. Siuke linna... Just varustuse kätte saanud. Siuke linna arborist. Mulle sobib. Täna hakkame saagi õppima. Mulle ei meeldi Husqvarna, mulle ei meeldi stiil, mulle meeldib Ryobi. Ryobi, mulle aimu. Aga kusjuures... Kaarile meeldis stsenaari. Kusjuures ma pean Kaari sulle ülestunnist tegema, mul on Ryobi tööriistad. Kusjuures aiatööristad, kas on need akutööristad Ryobi omad? Siis mul on, me kunagi oli see sama startup ja siis me seal juhtumise ossime, mingi hea alguspakett oli mingid need tärin, Raul, kuule ära, tärin need trellid ja kõik sellised erinevad tööriistad olid, mingi suurem set oli. Ja siis sealt hakkas see pihta, tulid akud, tulid laadijad, tulid asjad. Ja siis, kui me see lõpuks pankrotti läks, siis need on need asjad, mida ma endale võtsin. Ja siis kuna mul on nüüd olnud mingi suurem kogus akusi ja tööriistasi, siis ma ei saa enam switchi teha. Ja minu jaoks on need akud lihtsalt väga hästi vastu. Mina ei toeta Ryobi heiti. Aha, okei. Ei, mul on Makita, sest et ma olen mees, türa. Tänapäeval on okei ju homo olla või nagu. Stiga on ka päris hea. Fuck off nagu. Ma ainukene heit, kelle ma võtan vastu on see, et kui tulevad minu juurde nagu Devalti mehed, siis ma olen nagu see, ma olen beta. Aga kui mingi Makita vend tuleb oma pedeakuga mulle ütlema, et Ryobil, sul on see kurdi punn. So what? Ma isegi tea, mis Makita on. Täpselt. See on vaieldav, aga no... Devalt on nagu... Devalt on suht alfa asi. Ülehinnatud. Kauri on Makita mees. Devalt on suht alfa asi, mida teha. Kui sa tõmbad nagu Devaldi laua peale, sul on see, et okei. Vaata, Devalt on nagu Apple, on ju. Aga Makita ta on nagu overhyped ja siit... Makita on nagu siuke Samsung S-seeria, vaata, noh, et... Ta teeb tegelikult paremini tööd kui Devalt. Täpselt, sa pead seletama nagu selle Makitaga. Ei, nagu tegelikult on nagu Makka. Fanatid teavad ja austavad. Ei, mul on Makita tööristu ka, don't get me wrong. Aga ma lihtsalt arvan, et... et ei ole. Yes, welcome back. Tere! Läksime liiale. Ei, see on väga hea podcast, see vetsust tagasi tulek oli väga hea. Ma nagu reaalselt arvan, me peaksime kogu selle osa ära kustutama ja otsast peale alustama vetsust tagasi tulemist. Pool tundi. Siin sai nagu... mingi 10 minutit traktoritest ja Makitadest ja... Parim podcast üldse. Kas sa tahad juba koju magama minna? Ei, ma ei taha kuhugi minna. Meil on sponsoreid vaja. Meil oli ennem veel mingit asjadest jutt. Meil on sitaks aega, sest mu buss läheb kell 2 öösel alles, nii et... Mis meil nagu sisukad asjad on, millest rääkida? Meil ei olnud midagi rohkemat siin planeeritud. Teedil sinuga? Jah. Tahtsid selle kohta midagi küsida? Kuidas läks? Oled sa rahul? Tegelikult enne, kui me sinna läheme, sa oled nagu selles businessis sees, vaata, meil oli see Gong Show nagu price, see spetsiali filmimine. Kas oskad nagu öelda, palju nagu ühe pooletunnise spetsiali filmimine nagu maksab üldse? No seal on 10 varianti, kuidas seda teha, et seal on, võtad ise kaamera, võtad selle sama kaamera, sul on olemas 4K kaamera siin, mis sul filmimine. Ma mõtlen nagu teenusena võtan, mehed tulevad. No see ongi see, et mitu meest on ja seal on kõik see, et mitu OP-d sul on, kas sul on aktiiv-OP, kas sul on üleval lihtsalt üks tüüp tuleb, kes rendib kaamerat, paneb püsti, vaatab kõrvalt, kas sul on eraldi helimees, kas sul on eraldi see, et see on kõik, need on need asjad, mis tahavad, kus ta läheb kallimaks. Et see on see, mida seda vähem ruumi on eksimusele, mida rohkem on sul professionaalsem tiim ja seda rohkem on see, et me saame ühe korraga filmides, saame kõik asjad kätte ja sa topelt filmid ainult selle jaoks, et sisu oleks. Siis ma ütleks, et okei tulemuse saab ikkagi, ma arvan, kuskil 1000 euroga juba. Et siis sul on ikkagi mingi 4 kaamerat ja siis sul on helimees, kes eraldi nagu vaatab heli samal ajal, kui salvestus käib, teeb kindlaks, sul on nagu võtab siis otse mikrofonis, siis sul on ruumis salvestatakse heli. Et ma arvan, et see on siuke tehtav. Sa pead arvestama, et keegi võtab ikkagi mitu tundi ennem aega, kes tuleb sul varem kohale, teeb set-upi, teeb ruumi valmis ja aitab sul need asjad ära panna, et see ei ole selles suhtes, et inimene ju filmi
2 tundi, kui see show kestab, et sellest selle inimese päev on ikkagi mingi 6 tundi pikk, et 2 tundi ennem, 2 tundi pärast, pluss veel siis 2 tundi show ka, et selles suhtes nagu see on see, mille eest sa maksad. Ja, muidugi, jah. Mul tekkis üks küsimus ka, kui teil on see läbi. Ei, ja siis kohe saad, ja siis ongi nagu sealt edasi ongi nagu see, et kui sa nüüd tahad nagu mitu live OP-d on, et näiteks sul on üks helimees ja sul on näiteks 2 inimest, kes filmivad reaktsioone, nüüd sul on 2 inimest veel vaja juurde palgata, need inimesed on ka circa 5 sotti per show, siis nüüd sa oled juba 2 tonni peal ja nüüd kui sa tahad näiteks paar kaamerat veel juurde panna, mingid paar asjad, nipet-näpet asjad veel panna, siis jõuadki sinna pea 3 tonnini väga kiirelt välja. Päris retsid rahad ikka tegelikult nagu show businessis liiguvad. No Sandri viimasel salvestusel oli konkreetselt kraana kohal. Tal oli see nagu kui ETV-s nagu see vend, kes tõstab nagu vaata seda teleskoop kraana. See üle publik. Jaa, täpselt nagu. Okei, jaa. Ei see... Tessil oli küsimus. See on uus teema lihtsalt. Okei, aga ühesõnaga see on ühesõnaga, taaskord sa võid filmida spetsiali ise ka, et sa lähed ise, võtad fotopondi rendist, võtad endale kaamerad, võtad asjad endale ja sa saad väga tasemel asja teha, ma arvan, paari sotiga ka. Et see on kõik on sellest kinni, mis su enda loovus on, kuidas ise suudad mõelda seda, kuidas sa pärast, ja teine asi, mis ju maksab, on pärast post on ju. Et see on ka seal juures, et keegi peab need kokku miksima, keegi peab need, sa annad talle mingi timecode'id, mis osad tahad sisse jätta, siis ta teeb kaameravahetuse, et särgid, värgid, et see ju kõik ju maksab, et see tööarvuti taga on päris räige ikka tegelikult. Ja päris kallis. Kokku lõigata pärast. Et see, ma ütleks, et see on 50% kogu selle asja hinnast on see monteerimine pärast. Fuck. Palju mul monteerida on pärast? Ikka on. 2,5 tundi. See on nagu, sest meil tuleb ka ju, tegelikult tuleb filmimine. Uus laines. Uus laine. See ongi 1. aprill. See ongi see, mida ma hostin. Jaa. Siis ma ei teadnud, mida ma hostin. Lihtsalt Janale küsis, kas ma saan midagi hostida. Ma arvasin, et te filmite meres. Riski vist. Ma ei tea. Mere vist, põhimõtteliselt ma vist purjus peaaegu lubasin Janale, et ma mere hostin ise ära. Ta leidis mind haavatavas olukorras. Ma mõtlesin, et sa ütled, et sa hostid purjus peaaegu mere ära. Legend of the industry. Kuigi ma olen olnud nagu täiesti nagu kastis peaaegu meres laval. Oli Weibbergsi rösti ajal oli nagu, ma olin nii närvis. Ma ei ole vist kunagi nii närvis olnud kui rösti ajal. See on uskumatu ja see oli nagu meres. Ja siis ma olin küll, siis ma jõin ennast nagu selle lavaga täiesti nagu pilpaks ära. Kas see oli nagu siuke natukene vähem formaalsem kui see Janni röst oli siis? See on suht sarnane, aga jah, meil on nagu ETV-d ruumis, et keegi ei filminud, et see on nagu suur vahe. Aga kumb parem see arust oli? Ma ei saa neid ju võrrelda, ma ei saaks öelda, et Danny Röst kuidagi alle, et nagu Danny Röst oli väga hea, et ta oli väga skene spetsiifiline, ainult koomikud, et sul on laval ainult koomikud, ainult heavy hitter. Olge ausalt, Röstil nagu koomik on suht, nii palju kui me Janni Röstil nägime, koomik on ainuga, kes sul suudab päriselt nagu tööd ka teha. Ei, muidugi on, jah. Et nagu, iga mees jääb oma liistude juurde, et ei seda prasse. Mul on nagu kahju sellest, et inimesed, kes nagu televahenduses seda näevad, arvavad, et see oligi, tegelikult ei olnud, et see nagu kogemus seal kohapeal oli tegelikult nagu täiesti crazy. Ise ju teed komedit, sa ju näed neid inimesi lava peal kogu aeg, võiks ju arvata, et sa nagu harjud ära võib-olla, aga me olime ka seal 3. rõdu peal kõhud kõveras ja siis nagu täiesti haige kogemus. Ja need 2, kes ei olnud koomikud, neil oli tegelikult ju naljad ette kirjutatud. Ma saan aru, et see on osasid asju teinud lihtsalt. Olles üks nendest kirjutajatest päris valus oli, jah? Ma ei tea, kas seda võib rääkida. Mul on pohhu. Selles suhtes jah, et veits kurb oli, et nad otsustasid mitte kasutada neid tekste. Ei jah, selles suhtes jah, endal oli ka tore meel, et tegelikult neile sai päris komedi mõttes nagu päris korralikud asjad ette kirjutatud, et formaadi mõttes, kui nad oleks saanud nagu meelde jääda, siis neil oli nagu parem variant, aga Nad otsustasid saunalugusid teha. Jah, et seal nagu mingid asju, see üks proovis teha, seal mingid asju, mis ma olin kirjutanud.
väga retsilt butšerdades neid, aga vahet ei ole, see selleks, no ühesõnaga, nagu sa ütlesid, nagu koomikutel on ilmselgelt selle eelis, aga seda ise koomikuna tehes ma võin sulle öelda, et see on minu jaoks oli see mega stressi rohkem. Rogerist oli ka näha, et ta oli nagu närvis. Sa teed open mic'i fucking merekultuurikeskuses ja tema puhul veel see, et sa teed fucking ETV aastavahetuse programmi seda. Never pole ühtegi nalja ju ennem teinud. Nagu mõtle, mis fucking surve see on. Et sa kirjutad kõik uued asjad. Kaamerad, sul on, kaamerad, sul on fucking peaaegu 800 inimest ruumis, kes on nagu see, et give it to me ja ja nagu see, et suudad nagu Rogeri viia nagu närvideni näitab, kui rets surves on, et see seal oligi enne show'd ka, nagu ma läksin Backerist läbi, oligi see, et just nagu panin jope ära, ma isegi tahasin olla, et siin nagu ilmselgelt nagu neil on närvid nagu laes on ja natuke räägid selle jutu bla, aga nagu jätad lihtsalt nagu inimesed nagu oma ette, et nagu Jesus Christ. Ei tea, kuidas Sander tundis see ennast. No vaata, Sander on nagu ta on ikkagi nagu professionaal, vaata, et selles suhtes, et ta teadis, tal olid asjad valmis ja ta on nagu nii palju nagu röste teinud ka, nii et tal on natuke selles suhtes, ma arvan, nagu enesekindlam ja kuidas ma ütlen, et igal koomikul oli selle nalju, mida nad varem ka teinud, mis on täiesti loogiline, see on iga röst on niimoodi, sest et sul on, sa kirjutad rösti jääks nalju, sa saad ühe korra teha, saad mingid asjad ikka uuesti teha, et kui ma teeks nagu uuesti rösti, ma kasutaks ka nalju, mida ma oleks nagu varem nagu teinud röstidest, inimestele jäänud meelde, aga see on ikkagi meeletu nagu surve ja meeletu nagu hirm, et sul on terve aeg see, et fuck, et ja kui keegi teeb minu nalja ära ja seda juhtub, sul on nii palju nalju, mis sul lihtsalt sa istud seal ja siis võetakse ära ja siis kui me tegime Tänni rösti, mis meil siis veel oli see, et meil oli nagu joogid lava peal nagu või baar või mingi asi oli, mul oli kogu aeg oli gin tonic käes ja ma lihtsalt panin nüüd on näpuga silma väga hea, panin lihtsalt nagu puhtalt närvilisusest, lihtsalt lasin nagu kokse alla ja nagu kangeid kokse ja see oli minu kord ja siis ma läksin nagu mikri juurde, siis ma nagu reaalselt nagu ma suutsin nagu püsti seista nagu kõik, aga siis ma alustasin, siis mul esimene, kelle ma tegin, kunagi oli nagu Tatjana tegi ja see oli Tatjana ja siis kõik naersid ja siis ma sain ise ka aru, et okei, chill ja nagu get into the zone ja siis nagu nagu tegin nagu deliverdasin ära, töötas, ma ei saaks öelda, ma oleks nagu halvasti, ma ei saaks öelda, ma oleks mega hästi, aga nagu ma tegin oma asja nagu ilusti ära, sain nagu kõik asjad kätte, mis läks paremini, kui ma arvasin, aga lihtsalt see närv oli nagu crazy, ma ei ole nagu siukest närvi nii ammu tundnud, aga see on nii hea tunne, kui sul on see närv ja ma vahepeal nagu maikidel on ka, kui see maha tulek on hea. Ja kui sul on see uue nalja see pool, aga lihtsalt seal on see lihtsalt nii retsilt steroididel. Ja üldse nagu mere minu jaoks on siuke veits nagu krüptonit lavaga alati olnud. Et mul ei ole seal, mul on ühe korra elus seal hästi läinud. Ja ma arvan, ma olen... Ta on raske, ta on ruumina raske siis või? Tead, ma arvan, et ta on mul endal peas kinni. Mul oli mingide lavadega on see, et kus... ma ei ole kunagi nagu crazy pomminud seal. Et ma ei saaks öelda, et mul on nagu olnud nagu mingid nagu siuksed nagu rõskeid, nagu väga, et mul on olnud halvasi ette seal, selles suhtes 100%, et ma ei, aga see lihtsalt nagu mitte ühtegi, full cricketid nagu sellist ei ole olnud, aga sellised, kus ma tulen maha ja tunnen ennast hästi, on olnud üks ja ma arvan, ma olen mingi 10 korda teinud seda, et ja see oli viimane kord, kui ma tegin, oli niimoodi, et kus ma tundsin ennast laval nagu vabalt, ma kõndisin ringi. See oli nii soendusset siis või? Ja ma olengi teinud ainult nagu Miduuri formaadis, et kus on showcase show või siis on rest või siis on enamasti siis openerid. Et see on kuidagi siuke, ma ei oska öelda, aga ma arvan, see oli rohkem mul endal peas, et see tegelikult ruum on soe. Ta on lihtsalt suure ruumi asi, et natuke rahulikumalt, tasub mitte liiga rahulikult, lihtsalt kuula, naudi lihtsalt ja siis vaata, mis saab. See oli, kusjuures meil oli esimene tuuri show oli Mustlas ja siis oli Eeri oli meie kaasas. Siis ma küsisin ka nagu nõu, on ju. Polnud ka vist kordagi nii suurt ruumi teinud, siis ütles ka, et lihtsalt võtta hoogu maha. Et see on suurem ruum, anna neile aega. Ja tegelikult see nõuane nagu töötas väga hästi. See ongi. Nii oli. Et see ei ole open mic. Täpselt.
ja seal on nagu suures ruumis ongi, et mul oli põhiline raskus oligi, kui ma tulin Prantsusmaalt tagasi ja hakkasin tegema Eestis ja läksin vist mingis, ma ei tea, käisin Sandril guest-spotte tegemas ja sellest mingi guest-spotte ma olen ikka teinud nagu kogu aeg, et käin mingid erinevates kohtades, et mul on nagu vedanud, et nagu koomikud on usaldanud mind ja on lasknud ja kutsunud ja võtnud mind tegema ja siis oligi see, et mul on nagu hästi selline, mul meeldib tegelikult nagu komediklaabide energia ja mul pigem meeldib siuke tempokas vali, siuke, kus ma ise kontrollin ja ma räägin üle kogu aeg, et ma kogu aeg nagu dikteerin ise tempot ja hoian tempot ja mulle meeldib nagu tempokas, et nagu mulle meeldib, kui me tõmbame nagu üles I love it, aga suurtes ruumides on seda pea võimatu nagu selliselt teha ja mul võttis ikka nagu ikka piinlikult kaua aega, et sellest aru saada. Et suurt ruumi sa lihtsalt ei saa. Ma ei saa seda niimoodi tööle. Okay. Jah, mulle just meil suures ruumis rohkem. Ja need Lauri traktoritega. Ei, aga see ongi, aga osad ongi näiteks nagu inimene, kes sobib samamoodi väga hästi suurtesse ruumidesse on Punso. Näide, et nagu kui sa vaatad, kuidas ta nagu maike teeb, siis ta konkreetselt maik või selle jaoks, et sa juba näed, et see on suure ruumi cadence, mille ta teeb maigi. Aga see on see, et ta on nagu open nii palju, vaata, ta on teinud nii palju tuure kaasa, ta on nii palju asju teinud, et ta kirjutabki juba asju nagu suurte ruumide jaoks, mis on nagu blessing and the curse kindlasti, et mõneti see on nagu mõne jaoks on nagu mega respekt, et sa suudad niimoodi kirjutada ja hästi teatraalne ja selles suhtes, et see ongi nagu väga, väga spetsiifiline, aga see ongi see, et sa näed, et väikses ruumis on näiteks sellega nagu keeruline, sest et see kohati peadki olema liialt teatraalne väikse ruumi jaoks. Suure lava peal see on normaalne. Et see, mis on nagu väikses ruumis tundub nagu teatraalne, on suure lava jaoks liiga vähe. Siis Punso on just see, et kui sa vaatad, kui ta teeb nagu kuskil harjutab mingeid uusi asju, tundub nagu, et siuke act out, siis pärast, kui ta teeb seda täpselt samamoodi suurel lava, see tundub nagu siuke nagu rahulik act out, siuke mõnus, siuke. Sest et mul on nagu konkreetselt, ma mäletan, mul üks filmimine oli seal meres oli filmimine ja siis vaatasin ära, mõtlesin terve aeg, et holy shit. Võib-olla inimesed arvavad, et ma olen Harimati, ma niimoodi jooksin mööda lava ringi, kurat, nagu noor kits. Siis vaatasin pärast salvestust 2 sammu. Konkreetselt 2 sammu. Ja mul oli terve aeg see, et fuck, nad arvavad, et ma olen Hari. Mul on omal nagu alguses närvidega oli see, et ma tahtsin liiga palju. Ma ei osanud vaata kuidagi seda närvi, ka hästi palju Harimatist mõjutatud koomik, ja siis ma lihtsalt, esimene möku open mic Tartus lihtsalt niimoodi. Publikus ainult lagevahid ja lihtsalt tatsad edasi, tagasi, mitte kuhugi vahi, lihtsalt, ma lihtsalt lasin Kükakile oma esimene open mic ja ütlesin, türa! Ja siis ma tundsin, et ma olen ka veitsari. Mõtle, kui kohutava kogemus Martinile nagu terve aeg mõtleb peas nagu Harimati ja siis tuleb maha Kaspar või? Ja siis ta on nagu Kes? Ja tegelikult sa ei teadnud alguses, kes see Kaspar on. Kes? Ei, teadsin ikka. Teadsid? Ma nägin... Kes? Kusjuures ma nägin Kasparit esimest korda siis, kui ma olin ennast Maigile 3 aastane. Kui ma olin ennast Maigile kirja pannud ja me läksime Sandri show'd vaatama Viljandisse seal pärimusmuusika Aidas. Seal oli ja mulle see Sinepi bitt meeldis. See Sinepi livesti see... Kuidas see on hea bitt, jah? See oli nagu me kõik kõhud kõveras, täiesti haige bitt oli see. Ja nagu see, kuidas... Just see, et sa annad pantsi mulle, türa sa annad järgmise otsa kohe vaata ja see lihtsalt, see ei saa läbi. Nagu valus on juba, kuniks see nagu läbi saab. Ja mul on nii palju neid bitte ja ükski, kas on salvestuses, ma ise ei pane neid ülesse või pole salvestuses ja kuskil ära. Ma pean mingi hetk kokku koguma ikkagi ära tegema. Ei, see oli hea set, jah. Ja muidugi Padise show'ga oli ka lava tagant hea kuulata, kuidas nagu ise oled harjunud, on punch ja siis tuleb mingi seletus on ju. Aga sul on kuidagi nagu see, et sa nagu annad ja siis sa paned nagu, annad juurde mulle vaata. Seda oli nagu nii, ise ka naerad lava taga, aga see nagu algai koomiks, kuidas ta seda teeb vaata, et nagu ta,
viskab mulle midagi ja siis ta paneb juurde ka. Nagu kust see tuleb, on ju, see kirjutamine nagu see, noh, see rollimängude bitt, on ju, või noh, see kõik oli nagu nii müstika, et nagu lava tagant kuulata, nagu koomiku perspektiivi jooks just. Ei, see on, aga noh, ma ütlen, et see mõneti on see, et kui sa lihtsalt oled mingi hetk seda teinud, siis ta lihtsalt hakkab sulle nagu loogilisena tunduma ja sa saad aru, vaata see öeldakse tihtipeale, mis see nagu rasv on, et noh, see rasv ongi, et mis mul see minimaalne informatsioon on. Et kui sa hakkad näiteks mingisi bitte, mis ma tunnen, et ma olen nagu hästi läbi kirjutanud, no üks mul on nagu, mida ma nüüd tegin jälle seal padisel, aga ma muidu seda väga ei tee. Ma pean mingi hetkist ära salvestama, ma olen seda mitu korda proovinud salvestada, aga mul ei ole ühelgi salvestusel see tulnud sellisena, nagu ma tahan, on toidumürgitus, mul on see, millega ma seal padisel lõpetasin, et see on minu jaoks nagu valmis bitt, nagu valmis kirjutatud, aga noh, see ongi esiteks nagu hästi palju nagu lihvitud, aga kui ma nüüd sõna-sõnalt seda sulle praegu hakkaksin rääkima niimoodi, nagu ma seda räägin, siis see ei tundu loogiline. Siis kui sa paneksid nagu lause haaval selle bitti jooksma, see ei töötaks. Sest et ma jätan selle sellised hüpped sisse ja ta natukene on kuulajale nagu uni, kus sa ise ehitad need sillad. Mina ei pea neid ehitama. Et ma räägin sulle, et kas sul on kunagi olnud toidumürgitus, see on nagu mingi uskumatu, et no, mida su kehas võib teha ja mu järgmine lause on see, et ja siis ma kõndisin lennujaamas ringi. Et noh, ma lähen nagu hästi nagu ja ma ütlen ennem seda, et ma olen nagu, pidin lendama ja et noh, et nagu tavaline inimene näiteks nagu lennu vahel, aga nagu mitte eestlane ja siis ma järgmine ütlen, et nagu uskumatu tunne käia lennujaamas ringi, kui sa tunned, et sa oled kõige ohtlikum mees ruumis. Et pausid mõjuvad. Need pausid, teed sinna järgmise koha, aga kogu see, ja siis me läksime lennujaama ja kõik see maha võetud. Kõik see rasv kõik on lihtsalt maha võetud ja ongi ainult nagu kliiniliselt ja see on niimoodi, et kui sa loogiliselt võtled, siis see ei ole see, kuidas sa juttu räägiksid. Ei. Aga see on laval, ma tean, et mul on tähelepanu olemas, ma tean, et ma sain piisavalt tähelepanu esimeste asjadega kätte, nüüd ma saan teha neid hüppeid, kus me hüppame edasi. Ma olen lennujaamas turvakontrollis, järgmine lause, ma olen lennukis. Mitte ühtegi seletus, ma läksin lennukis. Ilmselgelt ma lähen lennukis, inimesed saavad aru. Mida ma seletan sulle sellest, ma lähen lennukis, see mõttetu, täiend sõna, täiend lause, ebavajalik ja siis sa ehitadki, sa võtad hästi ja see tundub korra sul niimoodi, et fuck, et inimesed ei saa ju aru, kui ma räägin niimoodi, et ma räägin ju krüptiliselt, aga kui sa nagu ehitad niimoodi, võtad ja lihtsalt kuulad salvestust, kuulad seda, mis mille peale publik reageerib ja võtad need asjad maha, siis see ongi see, kuhu sa jõuad. Et noh, näiteks nagu see rollimängude bitt, noh, see on, nüüd ongi nagu, ma nüüd ootangi seda, et minna Rogoga tuurile, et ma saaks seda arendada. Et ma tunnen, et ma olen open mic viinud nii kaugele, kui ma ta suudan. Nüüd mul ongi vaja järjepidevalt teha iga õhtu seda, et ma saaksin viia ta sinna poole, et seal on liiga palju neid täiendsõnu. Ta ei ole veel seal, et ta ei ole valmis bitina. Aga noh, seesama see sinepi või see kõhu kinnisusena oli väga huvitav. Mul on üks kõhu kinnisus, teine on kõhu lahtisus. Klassikaline Eesti komöödia ja nagu... Sandri Tuuril ütleski seda, et mis komedis on, kui me kakasti ei räägi, vaata. Mingi sihukese lause ütlesid, vaata. No täpselt, ja siis, aga see ongi see, et seal ma jõudsin ka midagi sarnast teha, aga see ongi see, kuidas sa jõuad sinna, et sa tegelikult nagu võtad välja asjad, mis sinu jaoks tunduvad vajalikud täiendid ja sa lähed sinna, ükskõik millise pikema formaadi bitti sa võtad ja võtad lihtsalt meeletult need välja. Ja kui sa nüüd lähed kuulad ükskõik millise Ameerika koomiku, Inglise koomiku või Eesti koomiku pikemaid 5-minutilisi bitte ja sa hakkad kuulama neid lause haavalt, siis seal ei ole loogilist järjejuttu. Siis situatsioon on see, et sa ehitad ise need järjepunktid sinna. Ja see, kui sa suudad selle ära tajuda, et kui suur on see maksimaalne hüpe, mis sa suudad teha, ilma et see pidurdaks su seda poolt, et noh, mul on see toidumürgitusega on siis, ma ei tea, kui kuule ei tea seda bitti, mitte ta peaks teadma, aga ühesõnaga, mul on toidumürgitus, ma räägin ära, et mul ei ole toidumürgitus uskumatu asi, mida kogeda, sain toidumürgituse paar tundi enne seda, kui me pidime minema lennule, lend on 8 tundi pikk, ehitan juba selle nagu ette teadmise ette, et tuleb pikem lend. Siis lennujaamas käin ringi, tunnen ennast nagu kõige ohtlikuma mehena ruumis, ma võin iga hetk plahvatada, siis teen väikse referentsi seal turvakontrollile, järgmine hetk ma olen lennukis ja lähen lennuki vetsu. Ja noh, ja nüüd ongi nagu ma annan minimaalset info, sest järgnev tegemus toimub lennuki vetsus. Ja see toimub nagu lõpuni välja lennuki vetsus, et noh, taaskord nüüd ma annan selle info kätte.
ma käin seal nagu, et kõik on nagu minimaalne info, mis sul on vaja, et saada kontekst kätte, et ma olen varem sulle öelnud, et ma lähen lennukileisile, see on pikem reis, mis tähendab, et see, et kui ma ütlen, et ma lähen mitu korda vetsu, on loogiline, sest et sa oled selle info kätte saanud, sest et kui ma ei ütle, et see on 8-tunnine lend Ameerikasse, siis see tundub nagu what the fuck, nagu miks sa nagu käid kuradi Helsingi lennu ajal 6 korda vetsusse, ei ole usutav. Ja siis ja ma ütlen Ameerikasse sellepärast, et ma lõpus teen veel referentsi selle kohta, et see on nagu pikem reis, et ma esindan Eestit, et see on kui sa lähed kuhugi kaugemale, siis see tekitab selle tunde, et sa esindad, kui ma lähen kuradi Hispaaniasse, mul ei ole seda tunnet, et ma esindan Eestit, aga kui ma lähen Ameerikasse, siis mul on paratamatult see tunne, et ma esindan nüüd Eestit, et see on, need on need hästi nagu olulised pidepunktid, mis sa nagu ära tunnetad ja siis sa saad nagu need pildid tööle panna. Väga hea süvaanalüüs, fuck yeah. Keegi ei kuula. See on täiesti... Ma kuulasin. Ei, ma räägin nagu kuulajatest, neil on nagu see, et iga fucking podcast, kus ma käin lihtsalt mingi kuradi komedi pihku. See on nagu põhimõtteliselt praegu stand-upi õpetus, mis sa siin nagu 2 tundi oled andnud. See on stand-upi ABC. Kui nad ei kuulnud, nad on lollid. Mul oli tegelikult üks Meist küsimus. saavad paremad koomikud nagu. Meie kuulajastest saab. See oleks hull tägev. See on... Komedi ei ole asi, kus sa nagu võistled, nagu, et kes on parem, kes on, see on nagu päeva lõpuks, kui sina oled hea koomik, viid skene edasi, tood uusi kuulajaid, vaatajaid, sina samamoodi, siis me kõik võidame sellest. See ei ole see pool. Sama asi on nagu see, et nüüd tuleb stand-up 15. Ja ma isegi ei kujuta ette, kui palju on butthurt koomikuid, kes sinna ei saanud. Ja nagu... See on nii mõttetu asi, mille pärast butthurt olla. Yeah. Miks ma seal ei ole nagu ma rääkisin Sandriga sellest, ta vihjes, et nagu see on võib-olla asi, millega ta praegu, nagu, mida ta kogeb praegu, et nagu paljud ei saa. Ja siis ma olin nagu, et holy shit, nagu see ongi kõige kõvem asi. Me oleme 15 aastaga jõudnud skenega sinna, kus meil on suur show. Peame valima. Ja me peame nii palju inimesi jätma ukse taha. Ja mis on veel haigem selle juures on see, et sellel samal päeval 5. märtsil on Alexelas 1800 inimese ees Eesti stand-up 15 ja samal hetkel, samal ajal, samas linnas on 800 inimese ees Merekultuurikeskuses Rogeri show ja mõlemad on kohe välja müünud. Tegelikult. See tähendab, et nagu me skene müüb Tallinna linna sellel ühel suvalisel 4-päevasel päeval 2400 piletit. See on me oleme nii lähedal, et see fucking Unibet Arena ära teha. Et see on täiesti crazy ja minu juures nagu see ongi nagu Eesti stand-up 15, et see sama asi saab juhtuda. Et sama päev, kui on kurdi Niinemets, Kalmet, Sander, Miikael, Ann Vaida, Maria, Aleksander Ellaupma, Karl-Lali Varma, Ardo Asperg, nagu ma ei mäleta, kes seal kõik veel on, nagu see list on mega pikk, kes on Aleksandri seal Alexela lava peal kesklinnas. Mina, Punso ja Rogo oleme Merekultuurikeskuses, teeme teist show'd. Ja siis on meil nagu sitta kanti koomikuid, kellest nii paljud, nagu kaasa oled teie, et hakkate mere välja müüma kohe. Ja te ei ole isegi nagu seal show'l. Nagu see on crazy, kuhu me skene jõudnud on. Ja see on kõige ägedam asi. Ja nüüd ongi nagu see, et see on nii naljaks, et tihti veel inimesed tunnevad, et ma tahan olla seal või seal mingi rankingus, seal või seal või ma ei tea, mis nagu inimesed on, see on nagu, mida fuck'i, meil on nagu nii äge asi. Ja see, et kui keegi nagu poriseb või koliseb või möliseb vahepeal, et nagu see on nagu käib selle asja juurde. Ma ütlen kogu aeg, kõik on sitt. Nagu keegi minu käest küsib, kuidas stand-upi tase praegu on, ma ütlen sitt. Ja ma mõtlen seda, sest ma kogu aeg mõtlen, et see on sitt. Siis ma kogu aeg mõtlen, et see paremini. Aga see käib nagu asja juurde, siis kui me istume nüüd ja nagu ma hakkan siin Kauril lahti lööma, ega see ka ei aita kedagi. Ja me ei jõua kuhugi. Nagu see kunst ju surebki siis, kui kõik on rahul ju. Täpselt. Siis ta ju surebki. Need koomikuna samamoodi sa ju hävid siis, kui sa ise arvad, et sa oled rahul. Täpselt. Siis saab ju läbi. Me jõudsime filosoofiliselt ilusast punktini, et Tess, paneme küsimus nüüd.
me oleme jõudnud filosoofiliselt sügavasse punkti. Nagu viimased 15. Ei, väga hea, me oleme jõudnud sinna kuradi podcasti ossa, kuhu ainult minuga jõuab episoodidel. Räägime sügavalt ja räägime sellest, kuidas me fucking armastame seda. Natuke vanema Martini jutt oli nagu nii inspireeriv, et mul nagu... Mina ju mu 7 followeri. Martin Senior. Mina. Ja mu Martin Senior ja Kaspar Junior nagu. Yeah, baby. Holy shit. Tahtsid küsida tõesti mingit tõsist küsimust? Ma lihtsalt tahtsin küsida, et mis sa nagu nendest uutest koomikutest arvad, aga sa oled vist nagu kõik ära. Millistest uutest? No need, kes meie laine on nüüd. Uus laine. Killers of Kill Tony või? Ütleme nii, Killers of Kill Tony, et nagu mingi arvamus peab olema, et ma tean, et me oleme kõik üks stand-upi pere. Ära nagu kiida, nagu ütle nagu päris ausalt. Kauri, ära sega vahele. Hea küsimus. Ma olen terve podcast. Vaata, nüüd hakkab pihta. Ma olen terve podcast sinu sitta kuulnud traktoritest ja Huskvarnadest ja mingisugusest Tori vallast ja teie Saaremaa tripist. Kuhu ma ei saanud tulla, onju. Las ma küsin ühe küsimuse niimoodi, et sina mulle vahele ei sega. Oota väga veel. Te ka ei võta naiskoomikuid kaasa või? God damn, let's go. Hey baby, we still do it. Mind kutsuti kaasa. Mind kutsuti kaasa. Ma ei saanud minna. Mul oli tähtsam projekt pooleli. Ei, esiteks ma tahtsin lihtsalt öelda, mul on alati, mul on ülihea meel näha, et meil endiselt tuleb ja meie naiskoomikud inspireerivad rohkem naiskoomikuid tulemas. See on number 1 asi, mille pärast mul on päriselt on nagu mure. Sest kui ma teen Pariisis, siis Pariisis on pooled on naised. Ilma naljata, pooled koomikutest on naised. Ja mitte ainult ingliskeelses skeenes, vaid samamoodi prantsuskeelses skeenes. See on, show'd on paremad, mitte midagi ei ole teha. Sul on palju põnevam publikule, sul on luua erinevaid perspektiive ja erinevad sood toovad erinevaid perspektiive. Mitte seal, seal ei ole mitte midagi muud rääkida. Ja kui sul on, mida rohkem on sul naisi, seda parem lihtsalt statistiliselt on ka tase. Et meil on olnud kindlasti naiskoomikud, kes ei ole olnud häid. Meil on sitta kanti olnud meeskoomikud, kes ei ole häid. Ja see käib selle asja juurde. Kui me räägime uutest koomikutest, siis mul on alati hea meel näha sind ja teisi, kes tulevad. Mul on hea meel, et julgete seda teha. Ja sama kehtib nagu muidugi ka meeskoomikute kohta, aga ma lihtsalt ütlen, et see on mega äge. Meil on olnud showsi, meil on vahepeal nagu Anniga, kui me oleme showsi teinud, mul on lihtsalt kõige parem või mul on lihtsalt hea meel siis, kui meil on line-upis on rohkem naisi kui mei. Ja niimoodi, et me ei ole seda teinud taotluslikult. Ja meil on paar show'd niimoodi kus on lihtsalt, meil on mingi 7 koomikut, 4 naist, 3 tüüpi, üliäge ja see ma lihtsalt loodan, et see on miski, mida me näeme veel ja rohkem, et meil ei peaks olema mingi, ja siis meil on Maria ja Ann, et nagu see on mu suurim murekoht, et meil ei ole, meil on rohkem, aga mitte piisavalt. Nüüd ja tegelikult Kauri see kriitika punkt oli hea, aga kui me räägime nagu tasemest, päris ausalt ütlen, endiselt arvan siiralt, et tase on madalam, aga madalam suht across the board, kui oli ennem just nagu tööeetika mõttes. Et kui me räägime komedi tasemest, siis objektiivselt komedi on parem kui kunagi varem. Kui me räägime siin profituuridest, kui me räägime asjadest, mis toimub laval, kui me räägime tehniliselt sooristusest, lihtsalt nagu profid on nii kaua teinud, profid on paremad, kui nad olid varem. End of story. Nii paremad profid, see toob ka parema amatöörliiga, see on igal pool. Selles suhtes, et kui sa vaatad nagu jalgpalli taset, ja kui sa vaatad nagu, mis on, ma ei tea, 3. liiga või amatöörliiga Prantsusmaal või sa vaatad, mis on jalgpalliliiga Eestis, need on 2 täiesti erinevat asja, sest su tippliigad on täiesti 2 erinevat asja. Ja see sama asi kehtib igas valdkonnas. Et kui sul on uskumatu, ma ei tea, kitarrikultuur ja kõik mängivad kitarri, siis su profikitarristid ongi nagu uskumatu ja su amatöörid on ka, sest sul on nii paljud, kes mängivad. Nii, taaskord sama asi kehtib siis komedis ka. Meie komedi üldine tase on läinud paremaks, tänu sellele on amatööride tase läinud paremaks. Küll aga ma ütleks, et üleüldine tööeetika ja grind on läinud vähemaks. Et sükest nagu
noh, ja see sama, taaskord see mõneti on nagu profikoomikud peavad või noh, nad ei pea, aga varasemalt profikoomikud panid selle nagu paika. Et kui sul oligi, varem oli see, et noh, Sander ja Ari mõlemad on Eestis iga maik ja teevad uusi asju ja crashivad. Ja sa tahad nagu minna nende tuurile openima, sama sitaga sa ei jää neile silma. Ja siis sul ongi nagu see, et kirjutad kogu aeg uut asja, nagu fuck it, ma pean silma ja ma pean killima nagu holy shit, kuradi Miikal tuleb praegu ruumi sisse ja fuck, ma pean nagu killima, sest et nagu ta saab mulle anda selle spoti. See kehtib siiamaani, aga ma mõneti näen nagu seda, et koomikud nagu isegi ei mõtle selle peale, et see on option, et ma saan nagu tuurile spoti. Aga millest nagu, mida unustatakse, on see, et see on nii reaalne, sest et Miikal või Sander või Dan või Roger või kes iganes on nagu tuuril, ei taha mitte midagi rohkem, kui tuua oma publikule midagi uut. Ja sa näed seda selle koha pealt, et see hetk, kui Punso poppis nii, et ta teeb kõigile sooja. Eeri poppis, Eeri teeb kõigile sooja. Maria poppis, Maria teeb kõigile sooja. Ja see on nagu see, et nad ei ole ees. Nagu see on see, et nad ei jõua esiteks kõiki asju teha, nad ei taha kõiki asju teha, nad tahavad oma asju juba teha. Ja teine asi on nagu see, et nii kui on keegi, keda mõni koomik näeb, et noh, et ma saan nagu usaldada, nii see võetakse kohe ja sul on võimalik tegelikult minna nagu elukutseliseks. Noh, sest et Eeri on elukutseline, Punso on elukutseline ja nad on nagu saanud tänu sellele, et nad saavad selle stabiilsuse siis openides. Et see on nii realistlik, aga see ainukene viis seda teha on killida, crashida, tulla kuradi Gong Show'le panna see niimoodi kinni, et nagu keegi, nagu ma ei, kuidas ma siis ütlen? Selles suhtes nagu esimese Gong Show'ga, mis nüüd oli 2024, kui nagu Eeri selle kinni pani, siis ta pani selle kinni niimoodi, et paneelis istusid Ari ja Sander. Pärast seda suvel Eeri tuli kaasa mitmele asjale, mida Sander korraldas, kus ma sain nagu teha, olgu need nagu mingid suvetuurispotid või olgu need mingid hip-hop festivalid või mingid asjad, tuli crash'is hip-hop festivalil ja järgmine aasta ja see sama sügis oli Sanderil tegi sooja. Et noh, kui sa jääd nagu silma nendel hetkedel, kus on nagu see spotlight seal on ja sa suudad ära deliverdada, siis nagu need võimalused tulevad väga ruttu tegelikult. Aga mul on siuke tunne, et natuke uued koomikud arvavad, et see on kuidagi hästi mägede taga ja hästi võimatu ja hästi kättesaamatu. See ei ole. Et see on... Ega see tunne on küll, jah. Aga ma usun, et see tunne on. Mul oli kuidagi vastupidi, et vaata, kuna ma olin mingi esimene maakas, kes päris traktori roolist tuligi, et ma sain selle tähelepanu, mul ei läinud kõige kehvemini, aga ma samas ei tulnud, et ma oleks nagu hullult hea kirjutaja. Nii, ja siis ma sain selle tähelepanu, siis kutsuti igale poole, aga ma ise ei saanud väga hästi aru, mida ma veel laval teengi. Ma sain ise aru, et ma ei ole valmis, sest et ma ei oska tegelikult. Aga nagu inimesed kuidagi panid minu õlul liiga palju, et ei, sul on kõik olemas juba, sul on oma hääl, väga hästi Gong Show'l killisid, tule tee seda teist, aga ma ei olnud valmis veel. Ma olen 4 kuud teinud. No aga see ongi nagu see, et see on fine, vaata, see ongi see, et sa jäid meelde tänu sellele, et sul oli see mingi unikaalne pool, et sul oli see unikaalne perspektiiv, samamoodi see delivery, see olemus, see on nagu, see tõesti nagu see jäi meelde, see paistis silma, see oli selles suhtes nagu instant nagu meelde jääv asi. Ja ma ütlengi, et see ongi see asi, mida sa tahad luua, aga see ei ole asi, mis on sul võimalik luua ainult siis, kui sa oled nagu uus. Et see on asi, mida sul on võimalik tuua lauale ükskõik millal. Aga et seda saavutada, sa pead lihtsalt nägema vaeva. Ja see vaev ja see grind, ma ütlen, et see mõneti on nagu, et me ise lõime selle keskkonna ennem natukene paremini, kui sul oli nagu mul on selles suhtes natuke nagu ongi nagu kahju või ma tunnen ise, et mul on privileeg nagu näha näljast Ari ja mul on võimalus näha näljast Sandrit, kus nagu kõik, ja nagu mitte ainult, ma ütlen need 2, aga seal juures nagu kuradi Ardo, fucking Dan, Roger, kõik tüübid lihtsalt nagu, kus sul on nagu iga õhtu on fucking
battle. Et sul on, sa lähed kuhugi nagu tegema, sul on comedy, hot, inimesed käivad, kõik tahavad nagu näha ja sul on see, et nagu, tahate nagu Ari näha, et ma näitan teile, keda te näha tahate. Ja vaata, see fight on natuke nagu ära läinud, et kuidagi lihtsalt on nagu inimesed nagu aktsepteerinud seda jõuvahekorda, aga nagu mitte keegi ei tahtnud niimoodi Ari Kõri närida nagu Dan, kus sul on nagu see, et kus ta on nagu, et ja alati ei tulnud välja, aga nagu vahepeal oli kui need nagu hittisid, oli nagu, see oli nagu crazy ja see nälge nagu ja samamoodi kuradi Miikael, kui ta tuleb, sul kirjutab mingi haige biti, nagu vana rebane, ülirahuliku delivery cadence'iga, full murder, rahvas inimesi saa hingata lihtsalt, sul on selline vibe üleval, sul on Roger, ta oli siis veel eriti nagu võib-olla veel noor, ütleme 5-6 aastat tagasi, eriti nagu noor, uljas, nagu samamoodi see heipa hei kuradi delivery, et see, kõik nagu oma vahel kogu aeg nagu see battle käis, aga selles suhtes nagu edasi viiva jõuna. Ja see, ma arvan, see on see pool, et täna lihtsalt nagu keegi pommib, siis tulnud nagu maha, täna ei tundnud. See on variant. See nagu legit on variant. Nagu liiga palju asju oli kaalul siis? Või nagu? Sul lihtsalt nagu... Mingi võistlusmoment. Sul oligi kogu aeg, sul oligi ja keegi on nagu see, et ma lähen nagu mütsiga lööma, nagu muidugi mul nagu mingi uue koomikuna või noor, nagu, kes ei olnud nagu nii kaua teinud, oli keeruline nagu võistelda, aga ma mäletan neid õhtud, kui ma killisin ja ma mäletan neid õhtud, kus nagu tuled nagu lavalt maha ja sul on nagu keegi, kellele sa nagu vaatad alt üles ja nagu, et okei. Või nagu, et mul on nagu mingid õhtud mul on nagu meeles, kus ma olen nagu open mic'il ja näiteks ongi Sander läheb pärast sind peale ja sa näed, et ta teeb vanu bitte alguses, sest et ta ei saa minna uutesse. Ja siis sul on see, et okei, nagu ma panin nagu vanamehe tööle, vaata, et nagu vanamees sama vana hea sõber, et nagu, aga et sa nagu, et sa suudad nagu seda nagu teha, et sa muudad nagu kellegi nagu keeruliseks valvata. Mul oli just nagu Pariisis oli sama asi, kus mul on üks nagu koomik, kes mulle endale nagu väga meeldib, on nagu Tamerren, kes nagu ennem oli Berliinis, nüüd on nagu Pariisis, teeb ühte nagu suurt show'd seal, just nagu kolis sinna, me olime koos line-upis, ma olin eelviimane, ta oli viimane. Ja siis ma oli see, et okei, nagu kui ma järgmine kord tulen, et ma tahan nagu tema showcase'i teha nagu seal, ma panen nagu kõik, nagu mis mul on, ja mega set, ma olin mega fucking rahul, nagu mul oli mingi crowdwork moment seal, kus mul oli mingi aplausi ja siis nagu elukutseline nagu Euroopa üks nagu kuradi kõrgemaid tüüpi, kes teeb Ismoga koos asju, läheb nagu lavale peale ja siis on nagu see, et okei, teeme kõigepealt nagu talle nagu aplausi, siis mul on see, et okei, job done. Et et mul on nagu see, et nüüd ma elan selle venna peas ja kui ma järgmine kord lähen, et kuule, kas ma spotti saan, sul ei ole nagu seda küsimust, et kas ma saan spotti, sest et tal on see, et nagu spotti saab. Ja see, aga see on see mentaliteet, mis tuli nagu nendest varasematest päevadest, kui sa võistlesid iga päev sellega, kui sa hostisid, kui sa tahtsid teha nagu, et see show oleks fucking popping, et kui sa kutsud Sandri peale, või sa kutsud Rogeri peale, või sa kutsud Danni peale, et nagu meil on nagu fucking fire ja kõik need elemendid, et see iga kord oligi nagu, see tundus siuke battle, aga nagu kõige paremas mõttes. Ja see on see alustava koomikuna kõige parem tunne on see, kui sa tuled lavalt maha ja mõni päris koomik tuleb suurde, annab nukka, ütleb, et kuule päris hea oli, et see on nagu alguses, mille nimel sa tööd teed, et siis sa tead, et sa said millegagi hakkama, kui nagu mingi päris inimene tuleb suurde ja ütleb, et annab nukka, ütleb, et kuule päris hea. Mul on küsimus, et kui keegi nagu, ütleme nii huumoriklubi omadest, siis ütleb, kui sa näiteks hostinud on, et ütleb sulle, et hea host, kas see on nagu lihtsalt suusoojaks või nagu... Nad ei ütle kes see suusoojaks. Nad ei, selles suhtes nagu... Et kui sa sitasti hostid, et nad ei ütle sulle hea host, et see lihtsalt... Ta ei pea ütlema seda, et selles suhtes nagu, et ta enamasti, ta ütleb lihtsalt nagu, see ju piisavalt korda on näinud, kui nad ei ütle mitte midagi, et selles suhtes, et nad nagu niisama viisakuse pärast nagu tavaliselt nagu midagi ei ütle, et ma ei saa kellegi teise eest rääkida,
aga üldjoontes nagu pigem ei ole, et noh, okay. kui sa saad nagu Sandrilt nagu midagi, siis see on nagu tõenäoliselt nagu genuine, et teiste kohta ma nii nagu ei oska öelda, et ta võib sulle öelda, noh, ma mäletan nagu seda, nagu mitte kõige rohkem, ma ei saa öelda kõige rohkem, aga mul on väga hästi meeles on see, kui tuli vaata see periood, mis ma rääkisin, et aasta aega on nagu üles, kõik on nii hihihi, ha-ha-ha, fun, kurdi, ma olen suvetuuril, bla, 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 see oli see, kui esimest korda Ari läks Kanadasse, siis ma nagu teist poolt suvetuuri tegin nagu Ari asemel, siis ma olin nagu loogiline. Ilmselgelt mina, kes siis veel, ega siin vabariigis teisi variante ei olegi, kui ma ei tea, Martin Senior on ju, et nagu, et siis ja siis kui ma sealt nagu alla tulin ja siis oli, ma ei mäleta, see oli mingi open mic, ma ei mäleta, kus see täpselt oli, aga ma mäletan seda, et nagu noh, rõve oli nagu ei olnud hea ja tuled maha, vaata ja paned ruskasi ja siis hakkad nagu Sandrile ruskat andma ja ta on nagu, naa. Ja siis mul oli see, et äge! See on valus, jah. See on valus. Mul on olnud endalgi siukseid momente. See, jah. Aga nagu, noh, nagu vähe sellest, nagu sa nagu niigi tunned ennast, noh, et nagu see, aga nagu see, et ma ei saanud nukke, oli nagu see, et noh, lähed koju, vaatad peeglisse, vaatad sügavalt silma endale. Ja väike vestlus on. No see lõpuks teeb ta siin paremaks ikkagi nagu. Ongi. Aga nagu seda, ja meil on natuke seda puudu. Ja teise poole pealt meil on nagu skeenes seda puudu, et meil on hästi palju seda, hea set või keegi ei kuula või noh. Teine asi, mis sa tahad teha, on see, et nagu sa tahad jõudus sinna, et kui sa oled lavale, et koomikud kuulavad sind. Et see on kõige suurem asi, mis sa saad saavutada. Et noh, seda on hea vaadata mingite koomikute, näiteks kui Harri Eestis on, siis on nagu see, et terve open mingi aeg, noh, kõik ajad oma asju, aga näiteks üks kõiges ongi see, et kui Harri läheb peale, noh, kõik kogunevad sinna koridori vaata, noh. Aga see ei ole ainult Harri, kes sa näed seda, nagu sa näed ka seda, et keegi läheb koridorisse, et nagu keda nagu kuulatakse. Et see on nagu, see on noh, näiteks täna teen uusi premisseid, katsetan uusi asju. Hihihi, ahaha, teen seal, publik natuke naerab. Noh, ma teadsin, et ma teen nagu lühikesed ka, et 4 minti. Et nagu teen ainult uusi premisseid, katsetan, kas töötab, ei tööta, et kas siin midagi on, lähen edasi. Viimane premissi proov, 3 premissit proovida. Proovin ja teen ja siis tean, et mul on kohe otsas, mul on ühtegi punchline'i kirjutan, mul on nagu katsetan premissit lihtsalt. Teen ja siis kuulen, koomikud on üleval, naeravad. Aga noh, mingi oma keskis, ma ei ole ühtegi nalja teinud, ma tean, et ma teen ära minu peale. Ja siis on see, et kuul, keegi ei kuula. Ja siis on see, et aitäh. Ja siis on see, et Eerid isegi ei kuula, et ma lõpetasin. Ja siis mul on see, et nüüd saab ju lõputada sellega. Et nagu, et see on nagu, et see on selles suhtes nagu endale siuke hea tšekk, et okei, nagu järgmine kord nad kuulavad. Et see on siuke, noh, endal, nagu kuidas sa ise nagu seda võtad, et siis ma läksin ka üles, et nagu ma kuulsin, ma tegin nagu premissi lõppu, et siin üleval on nagu päris lõbus ja siis, et meil oli häige riff, ma ütlesin, et okei, cool. Aga see on kõige valusam näiteks Tartu Mökus ka Sander nagu kuulas minu esimest 3 minutit ja siis 3 minuti peal Sander jalutab minema nagu teatraalselt niimoodi. Ma ei viitsi sind kuulata ja siis teed seda enda viimast 2 minutit niimoodi, noh. Sander pettus minust praegu. Et see on jõhker. Aga minu arust nad ei anna nad ei anna nagu kriitikat ka või midagi. Mitte, et nad peaks andma. See ongi nagu, aga see teine asi nagu, mida sa saad anda nagu open mic'il kriitikana. Ma ei tea, et siit set oli või et... No jaa, aga nagu ma ei tea isegi, mida sa öelda üritasid. Et selles suhtes, et sa pead ise jõudma sinna, mis see töötas, mis ei töötanud. Noh, et päeva lõpuks, kui sa katsetad mingit uut setti, nagu mida sa üritad üldse sellega öelda. Et noh, näiteks nagu võtan nagu täna oma premissi katsetuse, et mul on mingi uus premis, kus ma katsetan seda, et ma viisin automehaaniku juurde, et ta nagu tegi mulle diagnostika, ütles, et mul on autol on aju katki, mul on pidurisaduled on vaja ära vahetada, siis on mingi piduriplekk on vaja ära vahetada, kütusevoolik on vaja ära üks vahetada, seal mõraneb, siis mul on mingi käsipiduri mingi kaabel on vaja ära vahetada, mingi 100 asja, et nagu, et uskumatu, et see vend, noh,
käis kutsekoolis ja ei räägi eesti keelt ja oskab nagu kõiki neid asju teha, aga ta on nagu, lähed arsti juurde, lähed perearsti juurde, ei oska mitte munnigi teha, et ütleb lihtsalt, et nagu mine selle juurde, et mu ema on nagu günekoloog, et noh, kui ta oleks nagu automehaanik, ta oleks spetsialiseerunud bensiinipaagil, noh, et nagu, see oli kõik nagu, mis ma nagu katsetasin, aga noh, ütleme, et nagu, aga mis feedbacki sa mulle annaksid, ma isegi ei tea, mida ma üritasin öelda. Et noh, et sul on nagu, mul on oma peas mingi mõte, kuhu ma tahan sellega minna, aga see minu jaoks oli nagu premissi katsetus, et siin on noh, midagi siin nagu on, et ma saan siia ehitama hakata, aga see, kuhu ma sellega lähen või mis mu peas on, seda ju keegi ei näe, et seda on hästi raske nagu kommenteerida ja öelda lihtsalt see, et huvitav analoog, jap. Ja komedisse diiva alla võtmine nagu ei tööta väga. Igal koomikul on niikuinii oma hääl, et sa ei saa mitte kellegile öelda, mis või... Ei, sa saad ikka selles suhtes, et kui sa saad aru, et noh, näiteks nagu Miikael on võtnud koomikuid oma diiva alla ja neid väga palju aidanud, neid, keda ta on nagu vorminud või keda ta näeb, et nagu, kellel ta saab panustada. Et sellel on, aga ta peab sellest inimesest aru saama ja siis see on nagu võimalik. Me siin nagu üritame üksteisele ka nagu midagi, noh, sa ju ise ennast kõrvalt ei näe, et noh, midagigi nagu tagasi öelda, et kui sa nagu näed mingis setis, et no mingi bitt on, kus mina nagu kuulan Kaurit ja teeb bitti ja ma ei kuule punchi, vaata, et seal ei teki seda nagu ha-ha kohta, et seal on ainult see rasv. Siis ma nii palju ma saan talle öelda, et kuule, et noh, ma ei tea. Mis iganes, sa oled isegi mõeldi ju anda tal mõtted, mis premissid ja arendused väga ja ma lõpsin ära selle. Täitsi peale, sest kusjuures Oleg on mulle 2 arvet täna saatnud, tuleb 3. ka. Et see konkreetselt on mulle täna 2 arvet saatnud, nii et ma ütlen 3. tuleb veel. 3.20, aga... Ma just hakkasin ütlema, et Eeri on ka mind tegelikult mentorinud natukene. No jaa, aga ma ütlengi, see on mega väärtuslik ja seal on nagu see võimalus, aga ta peab lihtsalt nagu piisavalt tähele panema, et mida sa üritad öelda ja teine pool on see, et koomikud ütlevad kogu aeg üksteisele mingid mõtted, et kuule, siin on mingi see asi või kas sa selle peale oled mõelnud, et see on nagu ülitavaline, et noh, ma ütlen, aga noh, kõige parem ongi, kui sa saadki öelda kellelegi mingi koomikule ja pärast nagu kasutab seda, et see on nagu endal nagu oli fun, et kui sa näed nagu kedagi tuuril. Mait ka. Samas võib-olla ongi see, et alustava koomikuna sa ongi pigem see tõestamise faas alguses, et sa oled nagu väärt abistamist nii-öelda, et ma näen sust tulevikku või et sul on potentsiaali vaata. Ja, muidugi. Sest on koomikuid ju, kes on siin kaua teinud ja... Ei no muidugi, aga see ongi nagu see, et see käib selle juurde. Kuulge, ma pean 2 tundi koju sõitma. Sa sõidad veel või? God damn. Okei, no võtame kokku ja lähme minema. Ühesõnaga, aitäh, et kutsusite siia vestlusesse. Mul on kahju, et keegi seda ei kuulanud, aga taaskord sai... Ei, ma teen nalja, ma teen kogu aeg lihtsalt seda. See on lihtsalt nagu, mulle meeldib räigelt stand-up comedy ja ma võiks sellest nagu rääkida nii fucking palju, aga lihtsalt nagu neid inimesi, keda päriselt huvitab stand-up nii palju, on Eestis umbes 20 ja 15 nendest teeb stand-upi, noh. Ei, meil oli väga põnev nagu... Ei, meil oli väga põnev, jah. Ja also kõik, mis ma ütlen, on bullshit, pask ja ärge uskuge ühtegi asja ja päriselt ka tehke oma järeldused, et need on nagu mina ei ole selles suhtes nagu keegi, keda nagu kuulata täielikult, et noh, igalühel on oma arusaam stand-upist, igalühel on oma visioon, ma ei taha mitte kedagi kuidagi piiritleda, mitte midagi, et nagu te peate ise otsima seda, mis teile meeldib sellele juures. Kui teile meeldib stand-up, armastage seda, tehke seda ja leidke see, mis teid selle juures hoiab. See on kõik. Aitäh sul. Mingit promo ei tahtnud. Ta tegi juba vist. Sa tegid vist ise. Jah, mul on, kes tahab, meil on koomikute küsimused, salvestused tulemas 6., 7., 8. märts, kohe lähevad piletid Fientasse. 25. märts on Teidile sinuga Glammis, 3. aprill on English Comedy Showcase Glammis, 4. aprill on Comedy Kong Show, 23. aprill on Teidile sinuga, vahepeal lähevad üles igast episoodid HHTV YouTube'i kanalile. Stuffi tuli, aga... Ja 1. aprill on Uus-Laines filmimine, kus Kaspar hostib. Fuck yeah. Meie siis... Killers of Kill Tony. Killers of Kill Tony. Ehk siis... Toimub filmimine ka. Uus-Laine
filmimine. Üks show on või 2 show'd on? 2 show'd. 2 show'd. Ühel õhtul oli 2 show'd on jah. Jah. Sellega joppas ka, sest nagu alguses pidi olema teisel filmimine, vaata. Mul on teisel op. Ehk siis ma saan esimesel ära filmida ja siis lõigatakse maha. Mis sa teed? Kuulame Killes on auk. Oh shit, mul oli ka kunagi väike auk seal. Remondivad ära selle. Kohe näha. Vanad sõbrad. Mul oli kõrvapõletik kunagi. Mul ka. Kindel, et teil mingisugune vaari sai olnud või? Ma loodan, et kui ma olen ka kunagi Martin Seener, siis mul on samasugune ilus habe nagu. Kaspar Seener. Ei oota, Martin. Võiks. Cool, davai, väga äge. Kuule, aga mega lahe, et stand-upi soovin teile ainult edu ja väga tubli olete. Ja suur siiras tänu sulle, et sa viitsisid tulla siia No Name koomikute podcasti mitte kuulama, aga tegema lausa. Aga ei, tõesti suured tänud Kaspar Vikervill. Vaadake kõiki asju, mida ta teeb. Ja Kaspar Vikervill junior ka. Ja me olime kolmikpauk. kolmikpauk@gmail.com saatke fucking lugea kirju. Ja mina olin Kaspar junior. Mina olin Kauri. Mina olin Tess. Ja mina olin Martin Senior. Meie olime kolmikpauk, aitäh kuulamast ja see tšau. osa tuleb 2 osas välja. Tadaa!